Hei, hei! Käes on taas kord esmaspäev, mis tähendab jällegi kohvipausi päeva. Ja mina olen Õnnela Seinamets jätkuvalt. Toimetame assistendi kooliga, koolitame virtuaalassistente, aitame ettevõtjatel leida virtuaalassistente. Ehk et ikka kõik selleks, et inimesed saaksid päriselt oma miksi järgi toimetada, kes tahab asukohavabadust, kes tahab paindlikkust ja kes tahab olla oma aja peremees, siis virtuaalse assistendi amet seda võimaldab. Ja tänane teema, kas virtuaalassistendi amet on tõesti kõigile? Ma tahan sellest natuke rääkida, võib-olla mõtiskleda selle üle ja isegi võib-olla natuke vaielda, ehk siis öeldagi seda, et virtuaalassistendi amet ei ole kõigile. Me kindlasti oleme näinud kõik kuulutusi stiilis tee tööd kodust, ole oma aja peremees, ka mina praegu ütlesin seda, siis see võib jätta tegelikult mulje, et virtuaalassistendi töö on lihtne ja mugav. Viis ehk siis teenida lisasissetulekut või ka päriselt ainult seda sissetulekut teenidagi. Et piisab, et sul on arvuti, internet ja natukene võiks tahtmist ka olla. Aga tegelikult on see ikkagi palju enamat. Virtuaalassistendi amet ei ole ainult see, et sul on mingid tehnilised oskused või arvuti tundmine on väga hea. See tegelikult nõuab väga tugevat enesedistsipliini, vastutust ja järjepidevust, sest et sinu edu sõltub otseselt sinu isiklikust pühendumusest ja suhtumisest. Sul ei ole sellel tööl kedagi kõrval, kes kontrolliks, kas sa tegid töö õigel ajal ära või kuidas sa seda tegid. Sul tuleb lihtsalt kogu aeg endale ise seada piirid, planeerida oma päeva, leida kliendid ning suhelda nendega. Ja kui tulevad ette ootamatud olukorrad, siis sa pead suutma säilitada seal ka väga selge pea. See on töö, mis pakub vabadust, aga ma olen ka väga tihti öelnud, et vabadus tähendab ka tohutut vastutust. See nõuab oskust iseennast juhtida ja oma aega hallata ja pidevalt õppida. Ma tunnistan, ma päris mitmeski kohas rikun endale seatud piire. Minu aja planeerimine ja aja haldamine tihti tegelikult lähevad rappa, sest kõik saab alguse sellest, et ma lihtsalt ületan endale seatud piire, sest virtuaalassistendina me ikkagi seame oma kliendid kõrgemale kui iseennast. See on väga suur õppimise koht tegelikult meile kõigile. Me oleme teoorias väga tugevad, aga praktika on näidanud siiski, et see on väga suur sisemine töö iseendaga, et sa suudad neid piire säilitada. Aga kellele siis sobib virtuaalassistendi amet? Neile inimestele, kes on iseseisvad ja kellel on hästi tugev enesemotivatsioon. Sest keegi ei tule sulle igal hommikul ütlema, mida sa tegema pead. Sa oled iseenda töö juht ja tööandja. Sa pead ise leidma endas motivatsiooni ja sa pead suutma hoida seda fookust ka siis, kui sul keegi väljapoolt survet ei avalda. Okei, kliendid selles mõttes avaldavad, et sul on ju vaja ikkagi tähtajaks mingid asjad ära teha. Aga see on ikkagi teistmoodi. Samamoodi sa võiksid suuta endale eesmärke seada ja neid ka ellu viia. Kui klient annab sulle suuna, siis sina valid tee, kuidas sinna jõuda. See tähendab seda, et sa pead oskama ise otsustada ja probleemi loovalt lahendada. Ja loomulikult ei saa üle ega ümber sellest, et järjepidevus ja distsiplineeritus käivad virtuaalassistendi tööga kaasas. Sest mõnikord tuleb töötada ka siis, kui teistel on vaba aeg. Minule näiteks meeldib hästi toimetada pühapäeval pärastlõunal. Või siis, kui ongi kliendil väga palju töid, siis või on mingid koolitused tulemas, siis see tähendab seda, et võib-olla ma töötan ka õhtul või varahommikul, aga ma saan vähemalt ise valida selle aja. Samamoodi tuleb mõnikord õppida uusi tööriistu keset projekti
või tegeleda tehniliste tõrgetega, mis vajavad kiireid lahendusi. Kas sa suudad jääda rahulikuks, kui koolitaja on Zoomis, aga hääl kaob ära või keegi ei saa Zoomi parasjagu sisse õpilastest? Et kõik need asjad tulevad järsku ja sa pead suutma siis seal rahulikuks jääda. Ja tihti tegelikult ka klientidele oleme me ikkagi sellised väga suured toed, hoiame kätt, et nemad saaksid rahulikuks jääda ja võtta neilt sellise pinge ära, et nemad saavad teha oma asja. Virtuaalassistendi amet sobib eriti hästi neile, kellele meeldibki vabadus, mitmekesisus, võimalus oma tööpäeva ise kujundada. Sa saad valida, kellega sa koostööd teed, kui palju sa endale tööd võtad ja üldiselt, millist eluviisi soovid luua. Ma olen isegi näinud postitusi, et virtuaalassistendi amet on pigem tegelikult eluviis. Ehk sa lood endale eluviisi virtuaalassistendi ametiga seoses. Ning loomulikult sobib see suurepäraselt inimestele, kes soovivad omada siis kontrolli oma aja ja sissetuleku üle. Aga jällegi vastutus käib sellega kogu aeg kaasas. Kellele ei sobi siis virtuaalassistendi amet? Need on puhtalt minu arvamused, teistel võivad olla teised arvamused. Aga sest, et on ikkagi inimesi, kellele võib-olla see ei sobi nii hästi ja kes on hoopis parem mingis muus valdkonnas. Ja mitte sellepärast ei sobi, et seda ei võiks õppida, vaid pigem sellepärast, et see elustiil ja seesama tööstiil ei sobi. Kui sa vajad pidevalt juhendamist ja järelevalvet, siis virtuaalassistendi amet võib sulle tunduda üle jõu käiv. Sest siin ei ole juhatajad, kes iga päev sulle ülesandeid paneks, sa pead ise oma aega juhtima. Kui sa kipud edasi lükkama ülesandeid või vajad täiendavaid tähtaegu, siis vabadus võib muutuda kiiresti stressiks. Sest virtuaalassistendi töös on vaja enesekontrolli ja järjepidevust, sest et nagu ma juba varasemalt ütlesin, sina ise vastutad oma tulemuste eest. Ja sõna levib ehk tagasiside levib, et kui kliendil on halbu kogemusi, siis kindlasti see jutt levib ja sul võib olla raske uusi kliente leida. Kui sulle ei meeldi inimestega suhelda, hästi palju teeme seda kirjalikult, palju on Zoomi kohtumisi ja kui kõik see tekitab sinus raskusi ja stressi, siis see amet võib-olla ei ole sinu jaoks. Sest ilma kommunikatsioonita me tegelikult ei saa. Esimene kliendi kohtumine tavaliselt võiks olla ikkagi juba videopildis. Sinna juurde muidugi meilid, sõnumid, chatid, erinevad projektijuhtimise tööriistad, et neid võimalusi on erinevaid. Aga kui sulle üldse selline suhtlemine ei sobi ja sulle meeldib pigem kuskil taustal nokitseda, siis võib-olla ei ole see amet sinule mõeldud. Ja kui sa eelistad niisugust stabiilsust, rutiini ja seda, et sa kogu aeg tead ette, palju sul umbes tööd on, siis virtuaalassistendi amet võib tunduda sinu jaoks liiga muutlik, sest klient ei ole võib-olla kogu aeg, kliente on vaja juurde otsida. Ühes kuus on tööd rohkem, teises kuus on vähem, sinu sissetulek sõltub sellest ja kui see kõik sind ikkagi stressi viib, siis tasub mõelda, et kas see virtuaalassistendi amet on sinu jaoks. Ja see olukord, kus sul kliente ei ole, on eriti alguses, sest sa alles otsid. Sa ei ole veel sinna ametisse isegi võib-olla päris hästi sisse ennast viinud ja loomulikult lisaks selle inimestega suhtlemise juurde on ka see, et see nähtaval olemine. Sest virtuaalne assistent on, nagu sõnaga ütleb, virtuaalne, ehk siis sa pead kuskil sotsiaalmeediakanalites nähtav olema. Või siis meilikirjad, uudiskirjades, mis iganes viisil, aga sa pead kuidagi märku andma, et sa oled olemas, et klient saaks sind valida. Ja virtuaalassistendi töö tegelikult ongi oma olemuselt ettevõtjaks olemine. Sa oled iseenda bränd, iseenda turundaja, müügiinimene ja sealjuures veel teenusepakkuja, kõik ühes. Ja see nõuabki julgust mugavustsoonist välja astuda, võtta vastutus, seista oma töö eest. Kui see kõik sinu iseloomu ja mõtteviisiga sobib,
siis võib see olla kõige ägedam tee, mida sa oled kunagi käinud. Kui see töö sulle sobib, võib see olla üks kõige vabastavamaid ja rahuldust pakkuvamaid ameteid üldse, sest sa ise määrad, millal, kus ja kellega. Paljud virtuaalassistendid ütlevad, et amet on neile andnud tagasi midagi, mida palgatöö sageli ei paku. Seesama vabadus, seesama sisemine rahulolu, loovus, võimalus olla oma laste jaoks olemas. Sa õpid tundma erinevaid valdkondi, sa saad osa väga erinevatest ettevõtjate tegemistest. Sa näed lähedalt, kuidas päriselt on võimalik äri kasvatada. Lisaks annab virtuaalassistendi amet võimaluse ühendada töö ja eraelu paindlikul viisil. Sa saad töötada oma tempos ja kohas, mis sulle sobib. Ja see kõik nõuab tegelikult pingutust, enesejuhtimist, aga ma ikkagi julgen öelda, et see tasub ennast ära. Sest lõpuks ei ehita sa ainult oma karjääri, vaid ka oma enesekindlust, oskusi ja elustiili. Iga samm selles ametis kasvatab sind ikkagi inimesena suuremaks ja spetsialistina pädevamaks. Nii et kui sa ikkagi jääd selle juurde, et sa tahaksid proovida virtuaalassistendi ametit, siis meil algas täna virtuaalassistentide proovinädal ja kuna liitujaid on veel ikka tilkumas, siis me otsustasime, et täna õhtuni kella 8-ni on võimalik veel sellest proovinädalast osa võtta. Ja siis 4 päeval katsetada ülesandeid, 5. päeval on küsimused-vastused, kus sa saad küsida virtuaalassistendi tööga seoses küsimusi. Ja võib-olla leiadki, et see ikkagi on päriselt sinu amet, võib-olla leiad, et see pole üldse sinu amet, aga vähemalt oled sa proovinud. Sest kui sa ei proovi, sa ei saagi teada. Vot nii, virtuaalassistendi amet ei ole tegelikult lihtsalt töö, vaid see ongi mõtteviis ja elustiil. Ja sobibki just neile, kes otsivad vabadust, aga on valmis võtma ka vastutust. Vot selline see kohvipaus täna sai. Aitäh, et sa kuulasid, jaga oma mõtteid kommentaarides ning head otsustamist. Tšau!